Tööleht. Alusta sellest, et kirjuta ülemises paremas nurgas oma nimi ja kuupäev. Nii, vaatame. Ülesanne number 1. Jaga sõnad 3 rühma, mõtle igale rühmale pealkiri. Ja sulle on antud sõnad. Loeme neid. Siil, pärn, riisikas, puravik, kask, hunt, orav, tamm, pilvik, kukesein, vaher, rebane. Ja all on tabel. Selles tabelis on 3 tulpa. Jaga need sõnad 3 rühmaks ja igale rühmale mõtle oma nimetus. Kirjuta siia ilusti sõnad vastavalt pealkirjale ilusate tähtedega. Igas rühmas on 4 sõna. Siin on 4 sõna, siin on 4 sõna ja siin on 4 sõna. Nii, ülesanne number 2. Joonista kelladele osutid. Sul on 3 kella ja all on kirjutatud laused. Loe laused. Kell on 10 ja vastavalt sellele lausele joonista siia osuti. Tuleta meelde, et suur osuti näitab minuteid ja väike osuti näitab tundeid. Ja joonista nii, et õpetaja pärast näeks, kus on suur ja kus on väike osuti. 3. ülesanne on tekstülesanne. Tuletame meelde, kuidas me seda vormistame. Sul on antud tekst. Loe seda. Liisa kaunistas 5 piparkooki ja Mart kaunistas 4 piparkooki. Edasi tuleb küsimus. Mitu piparkooki kaunistasid lapsed kokku? Siin on sul antud ka ristkülik, kuhu sa joonistad skeemi. Sa loed ja vastavalt sellele tekstile joonista siia skeem. Siis sul tuleb tehe ja vastus. Tuleta meelde, kuidas me kirjutame vastuse. Selleks, et kirjutada õigesti vastust, sa vaatad küsimusele. Mitu piparkooki kaunistasid lapsed kokku? Ja kõik need sõnad, mis on küsimuses, välja arvatud esimene sõna mitu. Ja jooni alla rohelise pliiatsiga. Ja vastusesse tuleb arv, mida sa said teha vastuseks. Ja kõik need sõnad, mis olid küsimuses, tulevad siia alla. Pööra leht. Siin ülesanne number 4, samamoodi tekstülesanne, samamoodi loe, joonista skeem, kirjuta tehe ja vastus. Ülesanne number 5. Joonista pilt, mis koosneb geomeetrilistest kujunditest ja värvi. Tuleta meelde, missugused geomeetrilised kujundid me oleme õppinud. Ruut, ristkülik, ring, püramiid, kuub, ristahukas ja nii edasi. Tuleta meelde ja pane oma fantaasia töötama. Mõtle välja siia üks pilt, mis koosneb erinevatest geomeetrilistest kujunditest ja värvi seda pilti. Siin sa näed mõned pildid geomeetrilistest kujunditest. Ma näitan sulle näidiseks, aga sina joonistad oma pilti. Siin on mõned ideed sulle. Kuues ülesanne on tuttav. Arvuta ja võrdle. Sul on antud tehe vasakult ja paremalt. Alguses sa arvutad 6 + 3 on 9, 4 + 2 on 6. Siia keskele võrdle 9 ja 6, mis on suurem, mis on väiksem või nad on võrdsed ja vastavalt sellele kirjuta siia märk, kas suurem, väiksem või võrdselt.